Teine peatükk. Poolakad tulevad. Külasse jõudes astus Grett läbi Tammetugeva talust, Jaagu ja Marreti perekonna elupaigast. Siinset talu aitasid nad repesega alatasa töödega ja talu toitis neid vastutasuks. Perenaine Marret vaatas nende peale lahke silmaga ja selleks oli ka põhjust. Repene ja Grett olid alles hiljaaegu tema noorima lapse üheskoos ilmale aidanud ja Maimuke oli ellu jäänud, kuigi Marret arvas, et see nagu eelmised 2 surnult sünnib. Elus lapsi oli Marretil nüüdsest 3, aga salajasi kalmupaiku Hiiemäe ümbruses mitmeid rohkem. Talu vajas kevadest sügiseni abikäsi. Grett ja Repene rabasid Tammetugeva põllul, tassisid vett, valmistasid süüa, hoidsid lapsi, talitasid loomi ja tegid talu eest ka mõisapäevi. Ja seda Marret ei unustanud. Kui Grett tareuksest sisse astus, kostitas teda meeste vali jutt ja laste kisa. Tammetugeva Jaak pidas Tüvesalu Mardiga nõu, samal ajal kui määrdunud nägudega särgiväel jooksvad poisike ja plikake köögipajast korda mööda palukesi noolisid ja kilkasid. Marretil magas linasse mässitud laps rinnal, kuid ta käed vormisid vilkalt püredat ja rabedat mustjat leivatainast. Perenaisel oli tööd nõnda palju, et ta ei pannud esiti Gretti tulekut tähele. Kui ta lõpuks neiut märkas, pragas ta. Grett, kuis jõudsid sa nõnna Helja kohale? Ootsin sind juba koidu aigu, aga ei ole enam aiga molsoga jännata. Näed isegist, kuis mul palju käsi ja jalgu piab olema, et hakkama saaks. Pai, Marret, ma jäin metsa lauku korjama, oleks oia kukkund. Riidedki märjad. Grett pühkis käega üle vettinud seeliku ääre. Kus korvi panid? Vaja mõisa viia. Too tõssime taha nurka, kui sind ei tulnud, ühmas Marret. Pimedas nurgas asetas Grett korvi teise kõrvale korraks maha. Kükitas ja toetas pea hetkeks vastu mustjas pruuni seinapalki. Alles nüüd lubas ta endal järele mõelda, mis vanal sillal oli juhtunud. Kes oli too võõras? Kes olid nood sõjamehed? Kuidas Grett peaks toimima? Keda hoiatama? Või peaks vaikima, nagu võõras oli käskinud? Võõras oli Gretti surmani hirmutanud ja seejärel vist kuidagi ära nõidunud. Miks muidu oli seal imelikku silmadesse vaatamist ja lubaduste andmist? Vanakurja endaga oli Grett vist metsas kohtunud. Nüüd jäi ainult loota, et tema enda hing talle alles jäi. Vanakuri aga ühes poolakatega tagasi põrgu kadus. Grett ei tohtinud rohkem aega viita, võttis korvid käevangu ja astus tareuksest välja. Tee mõisa lookles tamme juurest 2 heinamaa vahelt järveni. Mõisa kivised seinad paissid läbi veel raagus puude. Rüksee polnud jäänud poolakate ründeretkeist päris puutumata. Aga kuna Wittgenstein oli neile ihaldatum sihtmärk, oli Rükseel õnnestunud pikalt kestnud sõdades üsnagi terveks jääda. Mõisa asupaik järve ääres oli siinsele maale saksakeelse nimegi andnud. Rüksee ehk järvetagune. Kindluse ümbrus oli lagedaks raiutud, aga järve kaugemal kaldal oli Tammesalu veel alles ning sealt pidi kasvas see sügavama laanega kokku. Mitu põlve tagasi oli rajatud Rüksee rüütlimõis.
Rapa Rebene oli teadnud selle kohta lugusid pajatada. Tema juttudest tahtnud üks tähtis saks ordu Kiuste oma voli siia rajada. Ja küll olnud riidu ja vaenu Paide piiskoppidega kisutud. Saks lasknud sakside maalt ehitusmeistril siia tulla ning oli kivist mõisa enesele soovinud teha. Põhi laotigi valmis ja sai osad seinadki üles. Aga siis rikkus sõda kõik ära ja uhke härra kärvas hoopis maha koledasse katku. Nõnda jäi mõis pooleli ja uus saks, kes selle enesele sai, Tammemetsa laskis mõisa tarbeks maha võtta, sest tema tugevast puust enesele mõisa soovis. Tammed, mida saks sundis talupoegi maha raiduma, olid aga maa rahva jaoks pühad olnud. Meestel olla silmad vees olnud, kui palke mõisa vedasid. Rebene teadis rääkida, et kes ahnusest on hiiemetsa puutunud, selle peale sajatused tulevad. Sajatuses osinad olevat külas nõnda valjuks kasvanud, et osa Tammesalust maa rahvale alles jäeti. Külas levis jutt, et saks olla hakanud pelgama eelmisega juhtunut. Gretile meeldis kuulata Rapa Rebese jutte. Olgugi, et Rebene ennast tihti kordas ja mõnikord päris segamini kõike ajas. Vahel aga võttis ühes looga laulujoru üles. Rapa Rebese juttudes oli maa rahval oma vägi ja teinekord teotki, mis päris elus vist iial tõeks minna ei võinud. Rebese juttudes ilmutas end ka see teine vägi. Silmale nähtamatu tugev tõmme, mida Gret ka enda naha all tundis. See vägi tuksus tammepuu koore all sügaval puu südames ning kostus maapõuest nagu südamelöögid Greti rinnus, kui ta heinamaal lebas ja sõrmed külma mulda pistis. Vägi laulis mitmes keeles. Vahel hõljus see soo ääres Repese hurtsiku juures udus. Teinekord võnkus Soojärve vaikses vees. Vahel laksutas linnu kujul tiibade plaginana üle taeva ja sosistas tuuleeilina ohust, enne kui Gret jõudis seda märgatagi. Mõnikord kiirgas väges saagi järele hiiliva Repese silmist, teinekord kajas seda hundi karja ahnetes ulgudes. Ja oli kordi, kui salapärane vägi vilksatas soovee peegelduses ka Greti enese silmis. Mõisa minek valmistas meelehärmi, olgugi et Gret sinna päris sisse vaevalt astuma pidi. Enamasti andsid nad toodu väljavahi või tüdrukute kätte. Ühel korral olid nad Rebesega vahile jalgu jäänud köögi ukse ees ja see oli neid räigelt maa põhja vandunud, lubanud sooussid labidaga laiaks lüüa ja ei tea, mis kõik veel. Mõisa vaatevälja jõudnud jooksis üks mõisatüdrukutest Gretile vastu. Gret, kuis sa alles nii hilisena jõuad? Pruukosti aegu oli juba tarvis. Isandale oli tarvis kohe ja nüüd on juba päike kõrgel. Vaat, et nüüd kähkus on lõuna ajal anda. Ütlen, et õnnetus olla juhtunud, siis ei pahanda ehk. Ei saanud varem, korjama pidin juurde, pomises Gret. Ära sõnu, vaata parem, et sa ei luiska. Näita, mis tõid. Tüdruk asus korvides sorima. Kärise Kai oli mõisa tüdrukuks võetud, sest oli kupp ja venna naiseks saanud. Gretist oli ta aastaid vanem ning suhtus nüüd teistesse küla tüdrukutesse üleolevalt. Külast olid aga Gret ja Rebene ainsad, kes sood läbinisti tundsid ja taimi teadsid. Rebese kohta teati ka kaugemal. Kui Rebesel oli jõud otsas või kui seinad või katus külmale, vihmale, tuulele vastu ei pidanud,
oli hurtsik saanud ikka abikäsi, kes heade sõnade ja rohu eest aitama olid valmis. Tedremarana juured, poolamarja lehed, õmmikupungad, sookikka-kasvud, kuradikäpa juur, piimaohakas. Praegu ju alles esimesed väljas. Nõnna külm kevad. Tõin suvest mes jäänd, luges Grett, justkui häbeneks, et nii vähe oli kaasa toonud. Kas külmalilled ikka õitsevad metsas? Tänavu on kauem jah, karulauku sain ka pisukese. Hästi. Viin su toodu sisse ja toon korvid tagasi, otsustas Kai. Grett taipas, et Kai teda meelega mõisa ei lase. Isegi kööki ei lubatud tal tulla. Ega Grett polekski tahtnud. Ta ootas kannatlikult järve kaldal. Korraga kuuldus kapjade müdinat ja Grett nägi, kuis tolmupilv mäest alla otse mõisa peale pani. Väljavaht lidus kiirustavale käskjalale vastu ja siis üheskoos ruttasid nad mõisa väravast sisse. Nüüd oli miskit juhtunud, taipas Grett. Hoobilt elavnes kogu mõis. Hobuseid ajav tallipoiss pühkis mitu korda üle mõisaõue, uksed paukusid, tüdrukud jooksid, akna avadele hakati katteid ette lööma. Grett jõudis järve kaldal omajagu samme edasi-tagasi astuda, kui mõisa uks avanes ja välja ilmusid vanasaks ise, väljavaht, kubjas ja käskjalg. Arutati seal midagi isekeskis, siis istus käskjalg uuele hobusele ja kappas 1004 tagasi, kust tuli. Mureliku olemisega mehed aga naasid mõisa kaitsvate müüride vahele. Lõpuks avanes ka puust kõrvaluks ja Kai punus Greti juurde, tühjad korvid käes laperdamas. Poolakad olla Paide peale läinud, nüüd võib ka meid hirmus õnnetus tabada. Grett kahmas õudusega korvid ja pistis küla suunas plehku. Aeg oli nüüd armas. Raparepese juurde oli hädas varemgi inimesi ja loomi peidetud. Ometi ajas lehm sõrgu vastu, kui Grett teda raba suunas kiskus. Looma suured silmad jälgisid Gretti hirmunult. Hämariku saabudes ei tahtnud lehm metsa poole minna. Ja Grett teadis miks. Mets oli tihe ja täis ohte. Vesise raba lähedale suured kiskjad ei kippunud, aga talvel võis neid hurtsikule üsna lähedal näha, nende jälgi märgata ja ulgumist kuulda. Tule nüüd, liigu, kurjustas Grett lehmaga. Marreti lapsed tatsasid kasutult kõrval ja nutsid ema järele. Neilegi tuli kurja sõnu öelda, et nad rajalt kõrvale ei eksiks. Marret oli lapsed ühes Gretiga minema saatnud ja nüüd tuli Gretil neid kantseldada. Rebene ühmas hurtsiku ukselt. Mees nüüd! Oli ta juba kaema tulnud, kelle hääled metsast kostuvad. Poolased olla Paide peale läinud, vastas Grett ja ajas lehma kohe hurtsikusse sisse. Kallist looma ei tihanud metsaservale õue jätta ja polnud veel ka piisavalt soe, et nõnda saaks toimida. Grett vaatas, kuis lehm ennast ukse kõrvale nurka maha heitis. Väsinud lapsed pugesid tema vastu ennast soojendama, sest ega palju ruumi neile sinna ei jäänudki. Lehmale söögipoolist tuli Gretil endal hankida. Sellega valmis saanud lausus ta Repesele, et läheb Marreti ja Jaagu kanu ära tooma. Mets oli muutunud. Päevast olid saanud pikad varjud ja ohtlik hämarik. Veel veidi ja siis on juba ka Gretil endal raske metsas teed leida. Aga küll ta saab, küll sookratt teab. Tammetugeva tare juurde jõudes
tõmbas Gret ninaga õhku. Võõras lehk oli juba õhus. Oht, mida tajudes hirved põgenevad, millega jäne surgu poeb. Ohutunne hoidis ka Gretti metsa kaitsvast rüpest välja astumast. Nad tulevad täna, aimas Gret. Nad on juba kohal. Gret laskis enda puuvarjus hästi madalale. Marreti tare palkidest sein oli ju siinsamas ja teiselt poolt tare hakkasid kostma hobuste hirnatused ja meeste hääled. Spaltše to, razvaltše to. Põleta maha, lõhu. Sõjakad poolakad olid Rooksele jõudnud. Gret peab kohe tagasi repese juurde hiilima. Marret ja Jaak võivad olla juba maha tapetud või vangi võetud ja kanad on igaveseks läinud. Marreti tare katusele visati põlevad tukid ja rookatus võttis hetkega tuld. Äkki oli Marret lapsega ikka veel tares. Gret surus karjatuse summutamiseks käe suule. Vastik oli isegi sellele mõelda. Taibates, kui palju põlev rookatus üsna pea ümbruskonda valgustab ja ta asukoha reedab, roomas Gret eemale ja jooksis seejärel küürakil sügavamale metsavarju. Tamme tugeva tare põles nüüd kogu ümbruskonda heledaks läites, justkui põrgu tõrvik. Kogu nende töö ja vaev, kui palju oldi vaeva nähtud, et juba kord sõjas maha põletatud küla uuesti püsti saada. Ebaõigluse äng pitsitas rinda ja ahastus tikkus meelele. Oli Marreti ja Jaagu tare Gretilegi koduna tundunud. Oli neid repesega toitnud. Hääd, suuremad lapsed ja lehm pakku said, aga kas ka Marret lapsega ja Jaak? Gret pühkis valutavaid silmi ja taganes veel veidi, kuid kuulis siis selja tagant hõiget. Złapcie ją. Püüdke ta kinni. Veri tardus soontes. Õõnes hirm hammustas Greti sisemust, kui ta ümber pööras. Ta ei näinud nende varjudel nägusid, aga tajus sõjameeste higi ja verelehka. See ajas iiveldama. Nõnda tulebki surm, taipas Gret. Halastamatud käed haarasid tüdrukust kinni, enne kui ta jõudis põgeneda. 3 kogust jässakaim irvitas ja räuskas. Zabierzemy dziewczynę ze sobą. Võtame tüdruku kaasa. Kõige pikem sõjameestest aga käskis. Pokaž mi, či ona jest slična. Näita, kas ta on ka ilus. To nie ma dla mnie znaczenia. Mul pole vahet, irvitas jässakam. Gret ei mõistnud nende keelt. Ta häälitses üksnes vihaselt, kui pikem talle lähenes ja ta lõuast tugevate sõrmedega kinni haaras. Pikk keeras Greti näo põleva tare poole. Gret teadis nüüd, mis järgneb. Sõjamees tunnistab ta kõlblikuks ja nad teotavad ta kohe siin metsas või hiljem oma laagripaigas. Gret pigistas näo krimpsu ja silmad kinni, et ta näojooni meestele ei paistaks. Pikk muljus valusalt Greti lõualuud, sundides suud avanema. Gret avas silmad ning siis vajus ta suu iseenesest lahti, sest ta tundis mehe ära. Too sama vanakuri, keda ta hommikul sillal oli näinud, kellega oja kaldal püherdanud ja kellele teed Paidesse ning Rookse mõisa juhatanud. Gret mõistis, et võõras oli temagi ära tundnud.